oleme tagasi jälle oma saatega Stig-Andrei Puiskast Kokkav. Eelmises saates me võtsime ette siis Rootsi toidupakki. Seekord ei liigu Eestist väga palju kaugemale, aga oleme Poola ja võtame ette siis Poola poiste toidupaki. Vaatame ära esiteks, mis siin sees on. Positiivne uudis on vähemalt see, et selle paki puhul meil ei ole vaja siis kasutada gaasi või üldse mingisugust sellist lõkkemoodi asja. Siin peaks olema juba teistmoodi asjad sees. Nii, esimesena kohe hüppas meil kätte tundub mingisugune sihuke konservilaadne asi, pasteet äkki. 100 grammi. Järgmisena korralikult ära küpsetatud siis küpsised või saiad. Ma arvan, siia peale saame pärast pasteeti määrida. Okei. Siin on veel lisaks siis meil moos. Ma arvan, seda paneme hoopis nende küpsiste peale. Võib-olla on isegi parem. Nii. Nüüd on eraldi sellisesse vaakumkotti pandud meil siin sool, pipar, siis nagu alati märg salvrätik, siin on ka siis tavaline salvrätik ja mingisugused kommid. Üks on siin igatahes kohvikomm sees, ehk siis seesama siin. Teist kommi ma absoluutselt ette ei kujuta ja tundub, et siin on ka piparmündi siis närimiskummid sees. Nii, väga hea. Saab jälle midagi närida. Nii, mis meil siit tuleb veel? Nagu jõulud. Nagu näha, siis meil praegu on hetkel 26. detsember. Lumi on maas. Ja veel küpsiseid. Väga hea. Meil on siis 4 küpsist, ehk siis me saame teha ühe moosiga, teise siis pasteediga. Nii. Siit veel tuleb. Lilla pakend, aga ma arvan, et see nüüd peaks olema siis müslibatoon siis. Õhukese võitu ta tundub olevat, aga vast käib ka. Nii. Natuke veel salvrätik, lusikas. Huvitav, kahvli mitte kunagi ei panta. Nii, siit tuleb midagi suuremat. Okei, see on mingi niisugune tõsisem pomm juba 300 grammine. Ma isegi ei kujuta ette, mis asi see olla võib. Kõik on toredas poola keeles peal kirjas, aga ma arvan, me jõuame veel varsti selleni, nii et mis siit veel hea tuleb. Tundub, et ongi jäänud veel. Joomiseks on meil kõrs kaasa pandud. Siis on ka nii heating pad ehk siis nagu mainitud ka sai, me ei pea kasutama selle jaoks siis mingisugust gaasi või midagi, vaid me teeme seda kõike selle koti sees. Paneme selle heating pad'i sinna sisse ja okei, see on meil põhiroog, see läheb siis siia kotti sisse kõik. Fancy. Nii, lõpetused ka siia. Midagi on veel. See tundub nagu mingisugune kohvi äkki olevat. Siia meil ikka natuke vett vaja. Aga ma arvan, me saame hakkama ilma sooja veeta. Nii, tore pakend on tühi meil nüüd. Alustaks siis kohe selle põhiroaga, sest see võtab pisut aega. Nii kaua, kui ta siin soojaneb, siis me saame teisi asju vaadata. Nii nagu ma aru saan, siis kogu kupatuse peame panema siia sisse koos selle kotiga. Nii. Meil läheb vaja seda
see välja võtta siit kõigepealt. Siis panen selle siia kotti omalt poolt sisse. Niimoodi. Käib ka. Ja nüüd me pistame selle põhiroa siin otsa, aga siin ei oma tähtsust, kumba pidi teda panna, vist on targem ta põhjaga siia koti peale ära kuidagi laotada. See just alla ära jaotada kuidagi. No vast on hea küll. Siia, vot nüüd läheb alles meil vett vaja ja nagu öeldud sai ennast, meil ei ole vaja selle jaoks sooja vett. Piisab ka sellest, mis meil siin käepärast juba on. Lõmeprügi. Palju meil siia vett vaja läheb siis? 110 milliliitrit. 110 milliliitrit, siin on just joon ka alla tõmmatud, kuhu maani. Selle 110 siia sisse ära. Nüüd me peaks panema tõse fancy'sse karpi. Okei, see jääbki veidike lahti, no ma juba arvasin, midagi läks, ma nihusin, et aga nii ta jääbki. Okei. Selles ma panen siia mikrofoni juurde, siis on kuulda ka. Siuke korralik sahisemine käib, igatahes. Nüüd meie põhiroog siis valmib tasa ja targu. Nii. Nüüd ma tahtsin jõuda selleni, et kas see tõesti on kohvi või ei ole. Ma kohe teada. No, et kõik nagu poola keeles on, et siis väga raske on aru saada, mida meil siin mõeldakse. Ta meenutab jälle sellist graanuli värki seal sees, et ma arvan, ma teen siukse variandi, ma panen lihtsalt siia selle vee sisse ja laseme sellelgi siin natuke aega olla. Võib-olla õnnestuks isegi tegelikult selle sooja kotiga kokku panna, saaks isegi sellest mingi sooja joogi. Ka variant. Aga me jõuame veel sinna. Nii. Siis see kott. Ma vaatasin, et siin on mingi krippkott veel sisse kantud. Kas ta on siis meil prügi jaoks mõeldud? Tundub nii. Võike hea lahmakas. Selle paneme korra kõrvale. Nii, ja nüüd need väiksed asjad. Siis on meil tavaline pabersalvrätik. Siis on meil märgsalvrätik. Väike komm. Ei tea veel, mis komm see on, aga no see teine on ka kindlasti see on nüüd see tuuline. Kohvikomm ehk siis
kohvi asemel äkki, võib-olla see on mingi muu jook siis meil seal. Ja siis ülejäänud on meil need lihtsamad asjad nagu alati kaasas on sool, pipar ja närimiskumm. Need asjad jätame kõik veidike hiljemaks. Soojakott on ikka mõnuga paisunud seal sees. Jätkame selle protsessiga siin, selle siia niimoodi. Nii, mis meil siis jääb veel? Müslibatoon, moos, siis pasteet ja küpsised. Teemegi tegelikult siukse variandi, et ma prooviks enne selle moosi ära. Mis moosiga meil tegu on? Tundub siuke, saage aru, mustikas. Nii, kohe siia niimoodi sisse, kõige lihtsam variant esialgu. Siuke kena moos. Hästi tugeva maitsega, aga küpsis nagu alati maitseb täpselt nagu saepurplaat. Tõuseb täis. Ei maitses kõige paremini, aga ta kõige halvem ka. Võtame siis ette selle pasteedi. See näeb juba välja siuke lõhn nagu kassitoit. Konserv jah. Aga ma arvan, et ikkagi triki ära, siis niimoodi saame kätte. No midagi me saime kätte. Niisugune ta on. Ma ei tea, kui hästi see mikrofonist praegu kuulda, aga siuke tunne nagu hammas läks puruks, see küpsus on ikka väga kõva. Konserv, väga hea. Midagi halba öelda ei saa. No konserv nagu konserv ikka. Eest ära ikka, vaja polegi. Järgmisena võtame ette siis selle müslibatooni puuviljade ja kirsi maitseline. Siin on siuke nagu paberkate peal, aga ei tundu, et oleks. Ei ole kindel ka. Võib-olla ongi paber. Mis sa arvad? Kuidas ära, ma ta sõin, ära ta sulas suus, nii et ei ole nagu täiesti kindel, kas see nüüd oli paber või mitte. Nii. Kaua meil see asi siin nüüd küpsima peab? 12 minutit. Okei. Laseme natuke aega veel olla. Ja joogikõrs on meil mõeldud siis selle joogi jaoks seal. Ma pigem kaldun arvama, et see siis kohvi ei olegi. Kui meil
on pandud kaasa joogivõrs. See võib olema mingisugune sihuke teistsugusem jook. Nii. Okei, see lõhn on nagu mingisugune nagu tee. Päris hea jook. Üks variant. Väga hea jook. Võtame siis selle sooja toidu nüüd välja siit, aga see üks väike probleemi koht on see, et nagu toit saab soojaks ühe nurga alt, kuna see padi läheb seal nii nagu paksuks alla, et vesi kaldub seal pakendis ühele poole kõik ära. Kas me saime selle kõik soojaks? Soe. Sildid hoiatavad, ärge pange oma käsi sisse ja sealt kõikidega. Tead, väljas on nii jahe ilm, et ei saa arugi praegu. Nii. See möllab meil edasi veel. Las ta siis teeb oma asja, aga vaatame selle sooja toidu üle siis. Kui huvitav see asi meil on seal. Siit paistavad vorstitukid. Ühesõnaga, see on kapsahautis vorstitukkidega, suitsuvorstiga. No siin oleks hea olnud tegelikult pigem kahvel kui lusikas. Aga okei. Lõike rees. Okei, proovime ära. Esimene asi on see vorst seal. Ta pole just kõige parem. See mingisugune kõrvalmekk on. Mulle ei istu. Kui see ei kujuta, et mis asi see olla võib proovida. Pearoog selles suhtes on nagu väga tummine. See meenutab jõulupraadi tõesti. Hästi tummine, aga mingi kõrvalmaitse on selle asjal juures, mis natuke jääb nagu häirima. Muidugi, kui sul on olukord käes, ikkagi söö. Keegi pole ainult, et ellujäämine maitseb hästi või siis kuskil rindel olek, et saab ka siukse asjaga hakkama. On mingi kõrvalmaitse juures. Tõesti, see kapsas ja see vorsti segu siis tekitab mingi, ma ei tea, mis asja või see soojendussüsteem mõjutab seda. Võib-olla kui oleks lahti see tule peal seda üldse teinud, et oleks teine näkki juures. Mitte selle sama karbiga. Mis meil siis üle jäi veel? Kofeiinikomm ja teine on meil, ma ei kujuta ette. Aga no okei, see on täiesti tavaline siuke klassikaline mütsukomm. Peale lõuskame ära ka. Kofeiinikommi asemel muidugi pigem võtaks värske kohvi. Eriti kui siuke jahedam ilm on nagu praegu sooja joogi sisse. Aga kokkuvõtteks. See teejook mulle meeldis. Väga mõnus maitse. Just hea. See müslipatoon on huvitav. Aga kõikidest nendest praegustest MRE-dest, mis ma nagu proovinud olen,
ei ole see just kõige parem. Et aga noh, toiduga ei teha teatud asju, siis teatud olukorras sa ikkagi sööd seda toitu. Praegu meie hetkel ei lõpeta seda, aga ma loodan, et see teile meeldis. Ja kui keegi on veel varem proovinud seda sama Poola pakki, kus on see täpselt sama kraam sees olnud, siis võib kommentaariumis märku anda, mida nagu teie sellest arvate. Aga pasteedile ja moosile ma kohe kindlasti ei ütle, et see on väga mõnusa maitsega. Pearoog lihtsalt ei maitse. Näeme järgmises videos.